Inimese tegevus põhineb suures osas harjumustel. Uurimused näitavad, et talvetingimustes sõidame me peaaegu sama kiiresti, kui oleme harjunud sõitma suvetingimustes. Autode kõrgetasemeline valmistamistehnika on muutnud kere helikindlaks, eemaldanud üleliigsed värinad ja resonantsid ja polsterdanud sõiduki nii, et see on kui liikuv tugitool. Se oikein puhistaa, kun te ette osaa. Kyllä se meidän isä osaa. Aga rataste all on täiesti teised tingimused, mida me kunagi sõidu ajal oma silmaga ei näe. Mä luulin, että ei kai vaan kotti kärrystä. Soojas autokabiinis valitseb ebatavaliselt suur turvalisuse tunne. Kiirust ei pane muidu tähele kui spidomeetrit vaadates. Osaatko sä kaidata reikää? Jaksatko sä? Pilkkiä mä osaan. No varmasti osaat. Muistatko sä viime talvena sait paljon kaloja silloin? Mutta vissi joku pari. Suure kiirusega pöörleva rehvi elastsus, head amortisaatorid, tundlik vedrustus, täpne tasakaalustatus ja siseruumi polsterdus eraldavad juhi auto all valitsevatest tingimustest. Reklaamlausetes lubatav, kiire ja vaba liikumise maailm on kaugel sõiduolukordadesse puutuvatest tõelistest ohuteguritest. Siiski on juhi ja reisija turvalisus kõikides olukordades ainult rataste ja tee hapra jääpinna vahelise kokkupuute varal püsiv. Uurimused räägivad, et enamus meist sõidab talvelgi jätkuva riskikiirusega. Talvine sõidukiirus on tihti harjumus suvisest sõidustiilist. Liiga suur kiirus on ohtlik harjumus olukorras, kus haardumine on mitmekordne võrreldes rehvi ja jääpinna vahelise haardumisega. Suvel võib juht rehvi suurepärase haardumise tõttu hoolimatusest tuleneva sõiduvea korrigeerida ka viimasel hetkel. Maanteede kiiruspiirangud on kehtestatud suviseid tingimusi silmas pidades. Lootes juhtide õigele olukorra hindamisele, otsustusvõimelisusele ja rataste haardumisomadustele. Heades sõidutingimustes üllatuste vabal teelõigul on 100-kilomeetrine tunnikiirus suhteliselt ohutu. Harjumuse jõud harjutab juhi suure kiirusega suhteliselt lühikese ajaga. Kiiruspiirangu alal tundub sõitmine seetõttu roomamisena. Tuleb siiski nentida, et kiiruspiirangud on paika pandud aastate kogemuste põhjal, tihti alles õnnetusjuhtumite toimumise järel. Hei! Nyt kattaa mitä me saatiin, kun saatiin paljon mustikoita. Saatiin!
Talvetingimustes satume olukordadesse ise seda märkamata liiga suure kiiruse tõttu. Ka 60 kilomeetrit tunnis võib olla liiga palju. Ka seda olukorda oleks saanud ennetada. Eesti oludes võib ilm muutuda märgatavalt mõne tunni jooksul. Ka väikesed temperatuuri muutused 0 kraadi ümber tekitavad lume ja jää suuri muutusi. Selle tõttu on jätkuv teetingimuste ja teepinna jälgimine ka talvel vältimatud. Sõitmine on talvel tihti raskem, kui märg kiht katab tee jäist pinda. Kui märg lumemass pressib tee ja rehvi vahele, tõstab ta rehvi teepinnast lahti. Nii ei ulatu muster ega ka naastud tungima vähemalt mingit haardumist võimaldavasse teepinda. Ka väikese kiirusega ei jõua rehv kõrvale lükata märga lumemassi. Mass jääb nagu määrdekihiks rehvi ja tee vahele. Aeglustatud pildis näeme, kuidas ees ja tagaratta möödudes on jälg ikka veel kaetud lumemassiga. Pidurdusolukorras on kiiruse vähendamine võimalik ainult nii, et aeglustav jõud suundub rehvilt teele nende puute kohas. Lumemass on määrdemassina tee ja ratta vahel. Nüüd ei puuduta ei muster ega ka naastud tee jäist pinda. Ratas liigub nagu veesuusk täiesti ilma haarde ja juhtimiseta. Sellistes tingimustes ei saa olukorda viimasel hetkel päästa juhtimisoskusega, vaid eelnevalt valitud piisavalt väikese kiirusega. Ka kolonnis sõites loodetakse ootamatutes olukordades piisavale pikivahele. Rehvi vähene haardumine ei kannata äkilist pidurdamist ootamatus olukorras välja. Kui suudad välja lugeda eessõitja registreerimisnumbri, on vahemaa ohtlikult lühike. Ootamatu olukord. Hädapidurdamisega kiirus maha. Kui pidurdusmaast ei piisa, vabastame piduri ja sõidame takistusest mööda. Hädaolukorras ei aita juhtimisoskused midagi, kui otsustavad vead on tehtud juba palju varem. Kas sa selles olukorras näed, mis kaugemal eespool toimub? Kui kaugele sa suudad oma sõidutrajektoori planeerida? Autode rivi ees sõitja kavatseb pöörata vasakule. Tagant tulev juht peab ootamatult aeglustama kiirust. Liiga lühikesest vahemaast tulenevalt on olukord ootamatu ka tagapool sõitjale. Pidurdusmaast ei piisa. Juht vabastab piduri veelgi ootamatumalt ja sõidab mööda. Viimase hetke tegevus ei päästa mitte alati. Vastutulijaid ei saa ette näha. Autoga sõitmisega seondub kiire liikumise ja vabaduse tunne. Autode valmistajad teevad kõik rõhutamaks sõidukite sõiduomadusi ja juhtimise lihtsuse tunnet. Võime küsida, miks me satume nii tihti olukordadesse, kus surun läheb ligidalt mööda, uuesti ja uuesti samade põhjuste tõttu. See juhtub liiga suure sõidukiiruse tõttu.
Sõiduki rataste alt tuleb kogu aeg informatsiooni auto liikumise ja sõiduki tunnetuse kaudu. Aga uurimustest selgub, et peaaegu kõikide juhtide poolt kogetav riskitunne on libedate teeoludega palju väiksem kui sõidutingimustega seonduvad tegelikud ohutegurid. Riskidest tähelepanuväärsemad on suur kiirus, rehvi vähene haardumine ja halb nähtavus. Kui oled ebakindel, ära tegutse nii nagu see juht. Sõiduvabaduse tundega on seotud suur vastutus. Aastatega talveliikluse nõutud 1000 ohvrid ja 10 000 vigastatud ei ole olnud tingitud libedatest teeoludest. Need on kõik inimese väära tegevuse tulemused. Õnnetuste tappev jõud tuleneb sõidukiirusest. Kiirus on kõige määravam riskiteguri ja selle valiku tegemine on iga juhi enda otsustada.